Härra president, proua volinik, tahaksin puudutada kahte teemat Eesti-Vene hiljutistes suhetes. Esiteks kübersõda ja teiseks väärinformatsiooni, mida on esitanud president Putin. Esiteks, isegi peale kõiki toetusavaldusi Eestile ei ole Venemaa võtnud ette ühtegi sammu lõpetamaks süstemaatilisi küberrünnakuid Eesti ametlikele info- ja kommunikatsioonikanalitele ning Eesti administratsiooni veebilehekülgedele. Propagandarünnakud internetis ja mobiilsõnumite kaudu kutsuvad üles vägivallale ja relvastatud vastupanule. Neid sõnumeid levitatakse isegi televisioonis ja teiste meediakanalite kaudu. Eesti on küberrünnakute osas eriti haavatav, kuivõrd Eestil on e-valitsus, e-riik ja esimest korda sel aastal toimusid ka e-parlamendi valimised. Eestis toimuvad küberrünnakud peavad olema äratuskellaks kogu Euroopale. 21. sajandil võib selline oht ähvardada iga riiki. Me peame tõsiselt mõtlema, kuidas ennast kaitsta ja seda peame me tegema koos. Tegemist on ajaloo esimese kübersõjaga jutumärkides, mis on suunatud selgelt ühe Euroopa Liidu suveräänse riigi toimimise vastu. Ja teiseks, Samaras ametlikul pressikonverentsil, kus oli esindatud kogu maailma ajakirjandus, lausus Vene president järgmised sõnad, tsiteerin. Tallinnas ei aetud lihtsalt meeleavaldust laiali, seal tapeti üks demonstrantidest. Asi pole selles, et tegemist oli õnnetu juhtumiga, väitis Putin ajakirjanikele. Meile teeb muret teine asi, inimesele ei antud abi, kui ta oli haavatud. Putini sõnul suri Kanin politsei silme all. Head kolleegid, tegemist on tahtliku väärinformatsiooniga. Tõesti, rahutuse käigus sai surma 20-aastane Dmitri Kanin. Dmitri surmaga seoses algatati kriminaalmenetlus, mille käigus selgus, et tema surm ei olnud seotud politsei tegevusega avaliku korra tagamisel Tallinnas. Politsei leidis 27. aprilli südaöö paiku torkehaavaga Dmitri, kellele politsei kutsus kiirabi kell 00:26. Kiirabi sõitis välja minut hiljem ja jõudis sündmuspaigale 00:32 ehk 5 minutiga. Dmitri hospitaliseeriti 00:51, teda opereeriti ning ta suri haiglas kell 2:00. Rõhutan veel kord, kiirabu saabus 5 minuti jooksul peale politsei väljakutset, seega kolleegid, Dmitri ei surnud politsei silme all, vaid haiglas. Tänan.